Ma olen tulnud tänast hommikut veetma ühte imekaunisse paika mere ääres. Siinses puitmajade kompleksis on tegelikult nii vanu maju kui ka uusi maju. Hetkel me oleme selles uues majas. Aga kuidas on õnnestunud need vanad ja majad esteetilises mõttes kokku liita? Näiteks selle uue maja uste värvid sai võetud vanade aidahoone uste värvi juurde ja siis maja on ka võimalikult tumedaks värvid peitsitud, et ta võimalikult vähe siit keskkonnast välja paistaks. Ehk siis, et see kõige uuem ehitise harmoneeruks kõigepealt selle ümbritseva loodusega, nende puude tumedate tüvedega ja paistaks oma suure mahuga võimalikult vähe selle looduse keskelt välja. Lisaks need kõik vanemad puitmajad on mõnusa sellise vana tumeda paatinaga kaetud, et tänu sellele siis tumedaks peitsitud ja toonitud uus maja harmoneerub nendega suhteliselt kenasti. No, nii palju kui võimalik oleme me siin üritanud seda interjööri ja kogu kompleksi hoida sellise ajastusruu ja maalähedasena, et võimalikult vähe paistaks välja kõik võimalik, et see aspekt, et nad on uued ja võib-olla mõned asjad on äsja ehitatud, et seda me oleme üritanud vältida. Kõige väärtuslikum võib-olla ongi see asukoht, kus asi kõik asub, et siin on niisugune mõnus õhtupäike, et neid kaldad ei olegi Eestis nii väga palju, kus on täpselt õhtul paistab päike sulle hoovi. Räägime natukene ka sisekujundusest. Kuidas see sündis? Vastavalt vajadusele, et oli vaja kööki ja sööginurka ja mõnusat olemist kamina ees ja siis lastele oma tubasid ja magamistuba, et siis vastavalt sellele sündis ka see sisustus. Ja võib-olla üks väga oluline lähtepunkt oli ka see, et kliendi poolt, et oleks selline, talle meeldib saunatada, et see saun oli ka suhteliselt oluline. Ja teine oluline faktor, mis siin oli või mis on selle interjööri kese, on siis selline tahutud maakividest kamine, et mis on nagu selle interjööri süda. Ja siis ülejäänud asjad nii loksusid ja ise nende ümber kenasti paika. Üks oluline lahendus, mis esmapilgul silmetork, aga mis tegelikult on väga tähtis, on näiteks kardinad, et siin on kasutatud sellist esmapilgul peale vaadates oleks ta lihtsalt nagu puitvarase. Aga selleks, et kardinad normaalselt töötaks, siis tegelikult selle varda siis on ära peidetud omakorda veel siin ja lisaks vajas lahendamist ka nende puitkardinapuud ja kinnituspalkseina, et tegelikult kahjuks ei ole olemas sellist standardlahendusi, et kõik need nii kardinapuu ise kui ka selle kinnitusseinaga tuli meil eraldi projekteerida. Kuna see pehme mööbel sai selline natuke lilleline ja kirju, siis kardinad on suhteliselt neutraalsed, et kõik on ühte värvi linasest materjalist, aga see, et nad nüüd hästi voldiksid aknalised, linane materjal on muidu selline kange, siis on nendele spetsiaalselt sellised voldid sisse õmmeldud, et siis kui teda kokku lükata, on ta alati ilusti. Kogu selle kodu keskmeks on üks suur, kaunis valgusti keset elutuba. Kuidas see on valminud? Ka see valgusti on valminud erilahendusega, et ka siin on detailid nii läbi mõeldud, et kuidas jõuavad juhtmed valgusallikani ja mismoodi ta täpselt välja näeb. Kuidas on pererahvas jäänud tulemusega rahule? Ütleme nii, et tundub, et hästi, et laita ei ole saanud, et pigem kiita.